Vabaõhumuuseumis on kevadpüha 1. maid tähistatud alati suurejooneliselt terve päeva ja selliste tegevustega, mis võib-olla on natukene selline ajahamba pureda saanud, aga täna näiteks üllatati inimesi ka sellise ajakarusselliga. Meile tuletati siin meelde, mismoodi me vanasti omavahel kohtusime, suhtlesime ja infot vahetasime. Palju nad võtavad selle 50 kopkat? Vanarahvale see 1. mai tegelikult nagu sellist suurt püha ei tähendanud, et siin on tegelikult neid selliseid suuremaid pühasid, mis kevad algust tähistavad, just kevadiste tööde algust on ju, lihavõtted näiteks juba toovad natuke kevadist meeleolu, kindlasti jüripäev, vahepeal oli veel karjalaskepäev, tulemas on veel ristipäev ja suviste pühad, et need on nagu pigem sellised asjad, mille järgi vanarahvas oma sellist jalga ja seadis seada. Ometigi rääkisime siin midagi kiikumisest, rääkisime midagi siin selja taga toimuvast paelapunumisest. Mis nüüd sellega on siis? No kiikumine on jah selline eestlastele olnud üks väga hea vana tava kevadisel ajal just. Paelapunumine on võib-olla sellepärast oluline, et kuigi paelad käivad ju igal pool nagu rahvariiete juurde, nendega kaunistatakse, säärepaelad on ju oluline, et sukad alla ei kukuks, aga samal ajal paelad oli ka selline nagu maagiline viis, kuidas tänada neid suuri külakiikesid. Et alati, kui kevadisel ajal need külakiiged tehti, tavaliselt oli see ju selline, et need ei olnud sellised mitmeks aastaks tehtud nagu tänapäeval on kombeks, vaid poisid tulid kokku ja tegidki kiige just selleks aastaks ja tüdrukud tulid siis kiikuma ja kiige seppadele selle jaoks, et sealt alla ei kutaks või et kiik ei nii-öelda, nagu vanad rahvalaulud ütlevad, kiunub kindaid, palub paelu. Ehk siis, et tüdrukud alati tõid mingi selliseid väikseid andeid, nagu olidki punased paelad, kindad, värvitud munad, neid toodi siis kiigele ja kiigesepad siis, need poisid said siis need endale. Mismoodi seda kiigemeistrit siis tänada saab, et kuidas te neid paelu punutasin? Need tavaliselt tehti villasest lõngast. Ja eks siis värviti muiste ikkagi nende värvidega, mis loodusest saada oli, nii taimed, seened ja kõik puud ja samblad ja samblikud, mis siin olid. No üsna peatselt tulid need aniliinvärvid, mis tegid hästi värvikaks selle paelalõnga. Aga eks neid punuti mitmed kirja, minul on siin praegu alles ainult üksi lihtsamaid, aga see kiri ise ei olnudki võib-olla see kõige keerulisem. Siin on üks äärepaela jupp, aga lühikene ja lühikene näidis, aga kõige tähtsam oli või keerulisem oli neid värve panna niimoodi jooksma, et ägedad mustrid peale tuleksid. No kui ma oleks nüüd tubli olnud, siis oleks minul ka olnud üks ilus punane pael siia kiige külge siduda, aga et ma nii tubli pole olnud, siis vaatame sisse Vabaõhumuuseumi tänase päeva teise teemasse, milleks on see, et inimesed, kuidas me oleme küll jõudnud külajuttude tasemelt infoühiskonda ja internetimaailma. Mida tema sööb, et tal see tagument selline on? Eks see uudiste levimine oli ikkagi erineval ajal erinev, et tõesti, kui saad aludes hakata juba ajalehti tellima, siis inimesed said teadlikumaks, aga kui rumal inimene luges ikkagi ajalehest uudist, näiteks 100 vakka tangusoola, ei saanud aru, mis see tähendab, et siis ta oli ikkagi omadega ämbris. Aga siis ütleme 20. sajandi alguses, kui ikkagi juba hakati raadiot kuulama, siis raadiouudised ikkagi peeti kindlasti vettpidavaks, kas nad seda olid või mitte, aga ma arvan, et pigem ikkagi räägiti rohkem selliseid asju, mitte niivõrd meelelahutuslikke nagu tänapäeval, vaid ikkagi pigem sellist asja, tõsist asja. Info ja uudiste edastamiseks on tegelikult ka alternatiivseid viise, mille peale me igapäevaselt ei mõtle. Aga kui häda on käes, siis teinekord võib aidata välja ka näiteks kas viipekeel, mida kasutatakse isegi Eurovisiooni lauluvõistlusel, või siis morse, mida me ka tänapäeval kipume unustama. Morse on tegelikult kood kui keel ja seda kasutati laevadel ja sõjatööstuses, et erinevaid signaale saata ja ka Euroopa ja Ameerika vahel see suhtlus, et päevadest ja kuudest said hoopis tunnid ja minutid suhtluse mõttes. No aga kuivõrd sellega näiteks uudiseid saaks edastada? Või muidugi saaks, lihtsalt natuke kannatust on vaja, et tähthaaval neid uudiseid edastada. Ja loomulikult ei saa traditsiooniline kevadpäev ju siin Vabaõhumuuseumis ilma laadata hakkama. Öelge nüüd, millega teie olete siin täna välja tulnud, mis te pakute? Meie oleme välja tulnud siis Pikva mõisa toodetega, et Pikva mõisast paljud inimesed isegi ei tea mitte midagi, aga meie mehega otsustasime, et hakkame seda taastama. Ja et seda kõike toetada ja seal samas kõrval midagi teha, hakkasime me tegema käsitööseepe. Kui mõisas tehti vanasti loomsetest rasvadest,
siis meie teeme taimsetest rasvadest. millega siis tullakse sellisele kevadlaadale välja? No siin on ikkagi maailma parimad Eesti vinnusnäkid Põldotsa talust. Näete, siin on parim lihatoode 24. aastast ja parim kalatoode, mis on siis minu mamma retsepti järgi tehtud marinaadiräim ära vinnutatud ja siin on kõiksugu muid maitseid ka. Vürtsikilo oleme ka ära vinnutanud ja siis on Eesti veiseliha. Sisetükist lõikad kenad viilud, paned marinaadi, annad massaaži mitu korda ja vaata siis kuivatis veel tükk aega on. Palju edu, loodame, et siis inimesi ka tuleb ikka sealtpoolt siiapoole. No küll nad tule, nüüd ma olen ju telekapurgi sehen ja nüüd ma ootan, nüüd tule, ruttu, vudi. Mis oli? Ilusat kevadpüha!